Tere vaatajad ja kuulajad. 2018 oli huvitav aeg mu elus ja ma vaatasin juhuslikult YouTube'i. YouTube'is oli siuke vestlussaade Tom Bilyeuga ja seal üks vanem meesterahvas, Wim Hof, kes rääkis mingist hingamisest. Mul pakkus nagu huvi, kuna ma olin siukses faasis ka, kus ma siis kuidagi tahtsid õppida mingeid asju. Elus oli siuke muutuste hetk. Ja oli siuke hingamispraktika siis, teadlik hingamine, kuidas siis kui lihtne 10-15 minutil hingamine siis viib mind kuidagi väga põnevasse seisundisse. Ja ma tegin katse, siis ma hoidsin hinge kinni algul 30 sekundit ja peale seda siis tegin selle praktika läbi ja siis ootamatult ma suutsin hoida kinni hinge 3-4 minutit. Ja siis mul peas nagu plahvatas see, et mis relv on tegelikult see hingamine, kui me teadlikult seda teeme. Ja kui aeg edasi jääks, ma olen seda praktiseerinud vahete vahele ja päris palju kasutegurit saanud, aga ma mäletan aasta aega tagasi, kuskil umbes rääkisin Sten Põldsamiga, kes soovitas mulle siis hoopis teistsugust hingamist, mis on nagu another level. Ta soovitas siis Raimundi juurde minna, kellega me täna siis vestleme. Ma olen tema juures käinud 4 korda ja see kogemus, mis ma olen saanud sealt, siis on minu jaoks olnud lihtsalt hämmastav, et kuidas ma oma inimestele soovitan ka, et katsetage, proovige see korra ära elus, sest sellel võib väga tugev positiivne efekt sinu elule üleüldiselt olla. Ja aitäh, Raimond, et sa mul tuligi minuga vestlema. Et mis asi üldse see teadlik ja alateadlik hingamine, mis on nende vahe? Et kuidas tema inimesele seda selgitada? Ja, et kõigepealt tšau sulle ja kõigile ja üldse, et kutsusid sellisele vestlusele, et väga äge. Aga see, kui me räägime teadlikust või alateadlikust hingamisest, eks see ongi see, et kuidas meie hingamine ju toimib, eks ole, et on nagu ainukene mehhanism selle koha pealt meie kehas automaatne mehhanism, mida me saame ka teadlikult teha ja see vahe teadlikul, alateadlikul ongi see, et alateadlik on nagu autopiloodis, et nii nagu me hingame, eks ole, nii hingame. Et olukord meie närvisüsteem dikteerib, kuidas me hingame igal hetkel ja siis me läheme lihtsalt sellega kaasa. Ja kui süsteem arvab, et äkki oleks lihtsalt sellepärast, et siin on kodeeritud sisse, et võib-olla on hea mõte mitte hingata praegu või surda hinge kinni, et siis me hakkame seda kinni tegema. Aga teadlik hingamine on siis see, et me oleme teadlikud oma hingamisest, et me märkame oma hingamist, et kui me oleme mingisuguses olukorras, mingi emotsionaalne olukord, siis tihti me ei pane tähele, mis meie hingamisega toimub, sest me oleme kõik siin mingi loos selles juhtumis, mis meil siin toimub. Ja siis teadlik hingamine ongi see, et ma olen teadlik sellest, et mul lõhk liigub sisse välja, et kuidas ta liigub, kas ma hoian hinge kinni, kas ma hingan sügavalt, kas ma hingan pinnapealselt, mis ma teen, eks ole. Kui me räägime sellisest nagu teadlikkusest üldse. Et kas oli äkki see, mida sa mõtlesid või sa tahtsid midagi? Jah, aga ütleme, et see hingamine on okei, et me teadlikult hakkame hingama, et mis muutused siis selle juures tekib, et kui ma mõtlen nagu närvisüsteemi peale, siis see ongi, meil on parasümpaatiline ja sümpaatiline, et siis me saame seda me saame alati mingit infot maailmast ja me siis meie mõtted siis kuidagi sorteerivad, et kuidas me nagu reageerime selle olukorrale. Ja nüüd see hingamine siis on tegelikult see kõige otsene mõju meie närvisüsteemile. Ja selles mõttes, et on ta kõige otsesem et on, kuna hingamine on otseselt seotud närvisüsteemiga, ehk siis ta peegeldab meile närvisüsteemi seisundit, ja kui me oskame hingamist lugeda, siis me saame suht hästi võib-olla aru, et mis seisundis inimene on või mis temaga toimub. Vähemalt see on see, mida ma teen oma sesside ajal, et nende vastava hingamise sesside ajal, et loeb seda inimeste hingamist ja siis vastavalt sellele siis nagu juhendab neid või siis nagu juhendab põhimõtteliselt läbi siis, või muudab võib-olla hingamist ja sellesse, et luua rohkem seda nagu liikumist siis sinna. Aga samamoodi siis see närvisüsteem lõpuks, kui meil oleme mingi seisus, siis ta muudab meie mõtlemist ka, et kui me nagu teadlikult võib-olla mingite rasketele stressisituatsioonidele ei mõtle hingamisele, siis meie, kuidas see see keemia nagu muutub kohe, et ütleme, et
et me ei suuda maailmapilti siis enam nii reaalselt nagu näha. Ja, et selle, kui mul on mingisuguses, ütleme nagu stressiolukorras, see on kõige klassikalisem, kus me oleme kuskil lähme kohe nagu mingisse loosse sisse. Et mis juhtub on see, et kui me ei pööra tähelepanu hingamisele, ütleme siis teistpidi hoopiski, mis juhtub siis, kui me paneme tähelepanu oma hingamise sel hetkel, on see, et toob meid kohalolusse. Ta toob meid sellest intensiivsest loo ketramisest välja, mis minuga praegu toimub, mis juhtub, kes on keegi on jobu, mis iganes seal on, et see mingi sildistamine hakkab tulema automaatselt. Me tuleme sealt välja, me tuleme rohkem oma kehasse, oma kohalollu, sest hingamine toimibki ju meil tegelikult ainult nüüd ja hetkel praegu. Et ta ei toimu kunagi minevikus ega tulevikus. Ja siin ongi see, et kui me jälgime hingamist, siis me oleme meelele andnud ülesannet midagi teha. Ja kui tal on mingi tegevus, siis tal ei ole aega tegeleda teiste asjadega. Ehk siis läbi selle me saame, kui me jälgime oma hingamist või märkame seda, oleme teadlikud sellest näiteks stressi olukorras, et siis meil on kergem sellest olukorrast tervislikult välja tulla. Tervislikult siis suhte mõttes teise inimesega, eks ole, mis iganes siis meil seal toimub vahel. Et me ei keera seda käkki, et me ei oksenda kellelegi peale mingeid valesid asju, mida me pärast kahetseme või et ja samas ka me ei neela võib-olla alla ka neid asju, mida me pärast endise puhul kahatseme, et kurat oleks pidanud teistmoodi jääb ketrama ikkagi kuskil pärast. Ehk siis ta toobki nagu kohalollu ja kohalolus me saame palju targemalt otsustada seda, et mida ma vastan tegelikult, mis oleks õige selles olukorras tegelikult või õigem, ütleme niimoodi. Ja hetkes olles me saame ka paremini ühendust sellega, mis meil kehas toimub, sest tavaliselt, kui meil on ütleme emotsionaalne olukord, siis meie kehas toimub hästi palju füüsilisi aistinguid ja tundmuseid ja kuna me oleme peas, siis me oleme välja lülitatud kehast ja me ei tunne neid. Ja kui me tuleme nüüd sellest läbi hingamise kohalolust, siis me tunneme paremini neid tundmuseid, ehk siis me saame paremini seda emotsionaalset laengut, mis meil kehas praegu mingi täiega nagu jookseb ringi ja me saame seda ära laadida tegelikult. Sest see teadusosa on seal nagu oluline selleks, et seda nagu välja laadida. Siis kui me saame selle emotsiooni nagu välja laetud, siis teadlikult selles samas hetkes isegi võib-olla, et siis see tähendab seda, et ei jää meil enam kummitama pärast, ketrama pärast seda sündmust meil see asi, eks ole, mis meil toimus, või me saame rahulikult jälle edasi minna, elada oma elu nagu mõnusast kohast. See on jah, ütleme, et kui mina ka 2018 hakkasin nagu teadlikult hingama, siis ka ma peale seda vist ma olen ka nagu tunnetan näiteks, et kui sa võib-olla suhtled mingite inimestega ja sa tunned, kuidas mingi energiaga ikkagi tunned, et miski nagu ärritab nagu, et siis tunned, et issand jumal, et ma nagu tunnen, et kuidas see ärritus on, et okei, et ma nagu panen tähele vist seda rohkem neid emotsioone, mis nagu mingi situatsioon mulle nagu teeb. Varem võib-olla, kui ma ei olnud nagu teadlikult nagu hinganud, et me teemegi alateadused lihtsalt, me nagu ei mõtle kunagi, nagu ongi spordis ka, et ma olen vana sportlane, et näiteks mingite pingelises momentides, näiteks ka enne vabaviskeid, et on ka siuke hetk, et tehakse viga ära, ma ei tea, 2 punkti on vahe, sa pead mõlemad sisse viskama, et kuidas peas vaata see närvisüsteem hakkab peale, et adrenaliin läheb üles, appi, ma ei tohi eksida. Nüüd hingamisega on võimalik tegelikult sellised situatsioonides ennast nagu tuua tagasi kontakti endaga, sest sul on need oskused kogu aeg olemas, aga kui me oleme siis nii-öelda emotsionaalselt nagu ebastabiilselt ja närvisüsteem nagu sellele reageerib, siis need igasugune elu saab kahjustada, on siis äri võib-olla, ongi iga sportimisel, et see on nagu minu jaoks nagu siuke hästi huvitav, kus ma nüüd, kui sa räägid ka, siis ma mõtlen nagu mineviku peale, et kuidas enne võib-olla on olnud ja kuidas nüüd nagu on. Aga nüüd ütleme, hingamine ongi see, et kindlasti inimesed kuulnud mingi meditatsioonist, siuksed hingamise asjadest, et see, ütleme, esimene etapp, mina ei mõtle seda soojenduses ka, nagu spordist teinekord on, et tehakse soojendus, siis see esimene etapp ongi siis nii-öelda see kõhu hingamine, et õigemini see diafragma siis aitab meil esmalt nii-öelda rahustada vist või kuidas on nagu kuidas sa nagu selgitad seda, et see kõhu hingamist nagu, et see on nagu see esimene etapp, eks? See, et ütleme niimoodi, et igal emotsioonil on oma hingamismuster. Iga kord, kui meil on närvisüsteemi erinevas seisundis, siis meie keha hingab erinevalt. Näiteks, kui me oleme stressis jälle, siis me hingame pigem kopsu ülemise osaga. Eks me õõtsutame kiiresti lühikesed hingetõmbed ja nii edasi. Ja kui me hingame kõhtu, sügavasse kõhtu, eks ole, rahulik, või ütleme niimoodi, et aga meie siis nagu
see parasümpaatiline ehk siis rahuseisundi hingamine ongi niisugune hästi rahulik ja ta läheb igale poole, aga ta läheb ka kõhtu peamiselt pigem. Et ta ei ole fokusseeritud see rindkera ülesse, vaid ta on fokusseeritud just sinna alla, eks ole, läbi diafragmas. Ja kui me meelega toome hingamist rohkem ka kõhtu sisse, siis toimub paar asja, et seal üks asi on see, et ta nagu toob meid, kuna ta on sügavamale hingamine, ta pikendab sügavamale hingamist, eks ole, rahustab närvisüsteemi. Teine asi on see, et ta ka maandab. Et mida sügavamale alakõhtu me hingame, seda rohkem ta maandab meid ära, me oleme rohkem nagu kaasalist kohalolu tekitab. Kuidas see nagu teaduslikult, et see diafragma sissehingamisel tõuseb, et ta siis nagu, kuidas ta südamele, see on põhimõtteliselt ongi see diafragma mõjutab seda südant kuidagi, mingid sensorid siis annavad teada, et okei, et selle hingamisega siis tundub, et on okei, nüüd rahuneme vist või? No seal on, kuidas ma nüüd ütlen, et närvisüsteem, eks ole, et kuna närvisüsteem peegeldab meie hingamise toimimist, eks ole, kui närvisüsteem muutub ka hingamine automaatselt, kuna me saame seda teadlikult muuta, hakkame seda muutuma, siis see hingamise kiirus, rütm ja kuidas me hingame, see automaatselt annab signaali närvisüsteemile, et kuule, et me oleme nüüd sellises olukorras. Et kui me hakkame meelega hingama niimoodi, siis me varsti tunneme, et me oleme suht nagu ärevuses või niimoodi. Et kui me jätkame seda, ja kui me teeme pigem nagu sellist või pikka rahulikku hingamist, näiteks seda 5 sekundi hingamist või box breathingut, siis me varsti tunneme, et me oleme kuidagi hästi rahulikuks. Et võib-olla sa oled ise ka proovinud seda näiteks 5 sekundi hingamisega, algul hingad sisse 5 sekundit sisse, 5 sekundit välja ja algul on ilgelt raske, nagu peab pingutama, et 5 sekundit täis saada. Siis mingi hetk sa tunned, et jumala kerge on. Ja mingi hetk sa tunned, et kurat, et ma nii kiiresti hingan, et hingaks aeglasemini veelgi. Eks ole. Et see võtabki nagu närvisüsteemi rahustab ja mida rahulikum ta on, rohkem ta maha rahustatud on, seda aeglasemini saame hingata ja rahulikumalt, sellepärast, et rahuseisund ongi see, kus me ei tõmble ja see sümpaatiline seisund, ehk siis see stressiseisund on see, kus me peame olema valmis, eks selle millestki midagi olukorraga hakkama saama. Ütleme, enda koha pealt ongi kõige tähtsam, et see tekitada harjumus, et tegelikult ma teen nagu enne magamineku ka seda box breathingut just, et võib-olla siuke, et magamiseks on ka vaja nagu meie nagu närvisüsteemi rahustada, et me ei saa ka niimoodi, et nagu sõidame 100 kilomeetrit tunnis ja paneme tagurpidi käigu sisse, et une jaoks on ka vaja nagu ennast rahustada ja siis ma on ka kindlasti mingid omad siuksed jooga nidrat ma teen ja samamoodi box breathing, et ma juba hakkan nagu, mul on harjumus sees, ma teen seda, aga see ongi see kõige raskem seda tekitada harjumust, et kui sa nüüd ka nagu vaatad seda videot, et see on nagu hea, et huvitav asi, aga nagu peale alustada, see on nagu kõige raskem ja siin nagu nõuabki meeldetuletust, et okei, ma olen voodis, proovin seda box breathingut teha. Et see on huvitav. Aga nüüd ütleme, et sinu nagu see hingamisseanssid siis mis seda grupis, et alustasid sa üldse Tallinnas, nüüd sa oled nagu läinud ka nagu Tartu ja Pärnu poole, et populaarsus kasvab, aga ütleme, sinu seanss on siis nagu vähe nagu siuke hingamistöö, et ta nagu peaaegu 2 tundi see protsess kestab ja kuidas siis nii-öelda ka, et inimene tuleb, et lihtsalt natuke selgitada, et kui me nagu versus nagu see Wim Hof, mis võib-olla on 15 minutit saab kodus teha, et sinu protsess siis, kuidas siis välja näeb ja sealt me läheme siis nagu rohkem juba sisse, et nagu mis siis toimuma hakkab. Ja, et see 2 tundi on tavaliselt kogu seanss, eks ole, mis me teeme, kas siis grupis või siis 1-1, vastavalt sellele. Ja alguses on, eks see väike sissejuhatus, räägime asjadest ja mingisugune 20-30 mintsa või niimoodi. Et see hingamise osa on umbes siis 1 tund ja 15, et päris 2 tundi ei ole. Iseenesest on võimalik seda venitada nii pikaks, kui väga tahab. Aga jah, et 1 tund ja 15 ja siis ta, enne kui me sinna sisse lähme, me tavaliselt seletan lahti, et kuidas see kõik kuidas see välja näeb, et mis seal toimuma hakkab, eks ole, millega me silmitsi hakkame olema, mis seal kogemustega on ja nii edasi, et oleks teada, et ei ole sellist asja, et tuleb esimest korda keegi ja siis nagu, et sessiaal, et what the fuck, mis see on, et kas on okei ja nii edasi. Et nagu juhatab sisse ära, et oleks teadmine, vähemalt selle mentaalse tasandil arusaamine. Ja siis teeme need taotlused ja siis lähme hingama ja siis alguses ongi, et see vaikselt hakkame minema. Ja siis ta põhimõtteliselt moodustab seal inglise keeles nagu bell curve, eks ma ei tea, eesti keeles on vist kellukese kõver või kuidas seda nimetatakse, aga ta põhimõtteliselt ongi niimoodi, et läheb nagu alguses vaikselt hakkame intensiivsusesse minema, siis me jõuame siia mäe otsa, eks oleme ja siis hakkame siit alla tulema uuesti.
ja lõdvestumises lõpus olema lõdvestumises ka. Ehk siis ta laias laastus jaguneb nagu kahte, tegelikult võib ka kolme öelda, eks. Esimene osa on sellest niisugune lühike, mis ongi see sisseminek, aktivatsioon, ja siis kui me jõuame aktivatsiooni, siis me oleme selles aktivatsioonis, hoiame ennast selles aktiivses hingamises ja see kestab veel umbes siis jämedalt mingi 45 mintsi on midagi sellist, 45-50 minutit. Ja oleme siis aktiveeritud, hingame sügavalt, oleme selles töös ja see lõppu kolmas osa on siis lõdvestumine, kus me enam ei tegele hingamisega teadlikult, vaid laseme lihtsalt minna sellel ja laseme siis inertsil vaikselt meid hakata sealt alla tooma sellele, mis iganes meie kehas toimub, mis protsessid seal siis pinnale tulevad ja niimoodi ja siis lihtsalt oleme. Ja kogu see aeg siis ongi nagu tund ja 15 minutit umbes. Jah, see on huvitav, täpselt ongi see, ütleme, täpselt algul kindlasti on ebamugav, kui mõtled ka nagu mingite treeningute peale, mina nagu sportlasena ka, siis samamoodi see nõuab mingit protsessi, et kui ma olen nüüd 4 korda käinud siin, siis on ka nagu suke, et vahepeal siuke tunne, et okei, see on nagu töö nagu, et okei, ma pean tegema seda, et samas on nagu tulemus on alati olnud, tulemus olnud ja ma ei ole kunagi kahetsenud, iga kord on nagu omamoodi olnud, aga lihtsalt, et ka nagu mõelda nagu, et mis vahe nendel asjadel on, et nagu, miks me sinna olen tulnud, siis on ka hästi siuke, et ütleme, kui mõtleme nagu mingite spordipsühholoogide peale, ja nagu psühholoogide peale, et me tegeleme hästi palju nagu selle vaimsuse poolega, et aga kuidas seda avada seda võib-olla alateadvust, et minu jaoks ongi see, et kui natuke mõtlesin nendele asjadele, et mis vahe nagu on, et miks see nagu sinu nagu see protsess on nagu hoopis teistmoodi ja siis et see nagu huvitav tegelikult, et mis nagu muutub, et me üritame kogu aeg mõelda mingeid asju, et me üritame probleeme lahendada võib-olla oma nagu keskkonnas vaimselt, aga tegelikult me peame kuidagi siis minema võib-olla rohkem sisse. Ja nüüd nagu ongi see, et sinu juures ka alati on see, kui alguses sa räägid ka hästi huvitavalt, mis toimuvad täpselt, et see nagu alguses ka juba hästi palju õppinud nagu selle pealt, et mis täpselt toimub, et see on nagu siuke nii huvitav, kui ma nagu teadust hästi palju ikkagi loen asju, aga mingid asjad nagu ei ole võimalik kuidagi läbi rääkida läbi mingite uuringute, et võivad otsida, siis kindlasti neil on, aga ütleme, et mis siis hakkab toimuma? Ütleme, inimene tuleb sisse, et hakkab peale, hakkab see sinna minema sisse, et mis hakkab näiteks nii-öelda siis toimuma kehas, et ajus, meie närvisüsteemis, mis täpsemalt siis nii-öelda sügavama hingamistööga hakkab toimuma? Ja, et sellega on niisugune huvitav asi, et meil on sellised nagu enam-vähem teadmised, teadusuuringuid on hästi vähe selle kohta, üldse tehtud selle täpsem nimetus on siis tal conscious connected breathing, ehk siis ühendatud hingamine. Aga mis on hästi huvitav on see, et mul õpetaja Baalil, kus ma ise seda õppisin, neil hakkavad sellest aastast, neil on tiimis üks neuroteadlane, kes õpib ja nad ostsid endale EEG-masina, ehk siis nad hakkavad ajulaineid mõõtma sessi ajal ja nad hakkavad toovad selle teaduse elemendina sisse, et me saame hakata tegelikult faktide põhjal palju täpsemalt ütlema, et mis siis toimub reaalselt, aga selleks võtab natukene aega ilmselt selle aasta teisele poolele võib-olla, et kuni selle infoni jõuab, et nad selle aastaga hakkavad nagu pihta selle projektiga, nad on eelmine aasta kogu valmistusid ette selleks. Et see on nagu selline väike kõrvalpõige või niimoodi, aga see, mis me täna teame või see, mis me nagu läbi kogemuslikud teadmise või niimoodi, et mis siis toimub seal on see, et igapäevaelus me oleme kogu aeg siin, nagu sa ütlesid, et sa ole mõttes siin kinni, siin selles analüütilises kohas ja kui me käime psühholoogide juures või niimoodi, et siis me tegelemegi ainult sellega, mis meil siin on, eks ole, selles analüütilises kohas. Ehk siis meie teadlikkuses, eks ole, meie teaduse väljas. See on siis põhimõtteliselt, ütleme, beeta-ajulainest siis, Beeta-ajulained ka, jah, aga see, mis meil on teadus väljas. Kui sa kujutad ette, et kui sa vaatad oma toas ringi, siis see on see kõik, mis on sinul praegusel hetkel teaduse väljas. Et kui sa ei ole kunagi käinud seal oma kõrval toas, siis sa ei tea, mis seal on. Ja see ongi nagu see, et see on see, millega me tegeleme, kui me tegeleme psühholoogide juures käime või nii edasi, eks ole, me räägime asjadest, millele me pääseme ligi. Aga kui me räägime võib-olla traumadest või alla surutud emotsioonidest, mingitest sellistest
emotsioonilaengutest meie süsteemis, siis need ei kogune meil siia teadvusesse, vaid nad kogunevad meile limbilisse sügavamatesse ajuosadesse. Ehk siis tänapäeval tihti öeldakse, et nad on kehas kinni, eks ole. Aga tegelikult nad on ajus kinni, ajusüsteemis, aga nad väljenduvad läbi meie kehas, siis see tunne või niimoodi läbi närvisüsteemi. Ja meil on keeruline rääkida ennast nagu siia limbilisse süsteemi, sellesse emotsioonisüsteemi või sügavamatesse ajuosadesse. Et seal ei ole nagu seda ligipääsu selliselt teadlikkuse seisukohast ja kuidas see tavaliselt toimub, on niimoodi, et mida see hingamine teeb, siis ta viib meid sellisesse transiseisundisse põhimõtteliselt. Kui me öeldagi sellise muudetud teadvuse seisund ja mida see seisund võimaldab, on põhimõtteliselt ühendada meie see teadvususe, see analüütiline ja see teadlikkus, eks ole, selle limbilise süsteemiga, selle alateadvusosadega, eks ole, ajus. Ja mida see tähendab, on see, et ta võimaldab siis, nad ära vahendab need kaks erinevat osa ja siis see võimaldab alateadvusel hakata asju pinnale tooma, impulss, eks ole, neid emotsioonilaenguid, eks ole, ja kuidas see meile teadvusesse tuleb, ongi siis läbi selle füüsilise aistingu klassikaliselt. Sest nagu sa enne mainisid ka, et mingi füüsiline tunne on kehas, kui on mingi intensiivne olukord ja tavaliselt ongi see tugev intensiivne laeng, et me ei suuda keskenduda väliskeskkonnale, sest seda, mis toimub meie kehas hetkel, on niivõrd palju. Et kuidas kellegi, eks ole, et siis see regulatsioon toimub, kas kellegi toimub shutdown, tuleb sisse suuvima või kes läheb nagu välja, eks ole, läheb lihtsalt sellest nagu kaasa lihtsalt impulssina või nii. Kas see on muidu seotud ikkagi sellega, et ütleme, et me peame ajulainetega minema mingisse sellesse, et me saame. Et vaata, kui ma olen nagu uurinud, on meil nagu beta, alfa, theta ja mis see oli? Delta. Kui ma unega lihtsalt seotud, ongi see, et kui me magame, me oleme deltas, märkame üles või me hakkame magama jääma, siis me oleme betast, me läheme alfasse, eks. Alfast läheme thetasse ja nüüd me oleme siis deltas. Ja kui me märkame, siis samamoodi, kas see ajulainetest sõltub ka nagu see emotsioonide välja tulemine, et theta, alfa, et kui me, või on see natuke nagu teistmoodi ikkagi seotud? Jaa, ta oleks pigem nagu teistmoodi. Ta on, kuidas mina olen siis seni vaadanud ja nagu õppinud selle kohta, on see, et kui me räägime nagu theta ajulainetest, kui aju läheb thetasse, siis see on nagu neuroplastilisuse seisund. See on seisund, kui meie kogu see närvisüsteem ja ajusüsteem muutub plastiliseks ehk muudetavaks, mis tähendab seda, et mida iganes me sel hetkel kogeme ja olles selles seisundis, me saame seda ära kogeda ja kui see kogemus lõpeb ära, siis see integreeritakse meil süsteemi ära, ehk me saame nagu muuta seda, kuidas meie aju toimib selle hetkel. Rääkides võib-olla delta lainetest, eks ole, theta ja delta, need aeglasemad ajulained, et nendesse vahepeal keha tegelikult protsessi käigus ka läheb, võib-olla eriti just lõdvestumise faasis ka just deltasse, sest delta on ju tegelikult sügav taastumise seisund. See, kui meil unenägusid ei ole. Jah, täpselt see, mis keha taastub, et kui me esimeste unetsüklitel ongi see NREM une staadiumis, et deltas me taastume, toimub raviprotsess, et see on nagu hästi tähtis, et samamoodi hindab selle seansil, nagu me lähme tegelikult sinna, me oleme tetas ka samamoodi, eks ju. Ja ta vahepeal viskab, kuidas kunagi kellele, eks ole, mõndasid ei viska, mõndasid viskab sinna sisse. Ja see ongi see, et kui ta viskab vahest sinna delta seisundisse, siis on lihtsalt see, et ta korraks lülitab meil teadvuse välja, tavaliselt inimesed, et ma ei tea, ma käisin kuskil, ma ei tea, kus ma käisin. Et selline koht, et korraks tripis ära kuskile, aga see ongi see, et ta korraks lülitab selle teadvuse välja või lülitab ta kuidagi niimoodi, et me nagu vahest kogeme, et me oleme just nagu teadlikud, aga me ei saa aru, kus me oleme. Delta, theta kuskil seal on. Ja siis süsteem saab ise protsessida ilma teadvuse vahele segamata lihtsalt need asjad kiiresti, mingid asjad ära protsessida, integreerida ära kehasse või mingid asjad. Et mis on, ütleme, kui on mingid sügavad protsessid toimunud, ütleme, siis aktiivses faasis näiteks, asju on pinnale tulnud, et palju on kogetud, eks ole, siis on ka kehal kiiret, närvisüsteemi kiiret taastumist vaja ja deltast saab kõige efektiivsemalt teha. Sest mul on ka tegelikult, kui me räägime täpselt, et ma olen 4 korda käinud, et 2 korral oli see, kus selle lõdvestumisfaasis tuli ka niimoodi, et mingi selgini mingi info tuli täiesti nagu, kui ma läksin tuligi mingi lapsepõlve moment, kus ma mäletan, kus siis mängisin korvpalli ja vaatasin üles, et ma ei näinud oma vanemaid seal, õigemini üks ei tunne, aga lihtsalt mingid
tärkamine tuli. Et see on hästi, hästi huvitav nagu täpselt, et seda nagu ma sellel hetkel arvatavasti ma olingi teetas, siis toimuvad siuke sügavad tärkamised vist võib-olla ja see oli nagu siuke huvitav kogemus, kus siis ja, et see närvisüsteem selles protsessis hästi huvitavalt toob nagu pinnale neid kas mälupilt tavaliselt nagu kas mälumõtetena või mälupiltidena ja teinekord ta ei toogi need üldse esile, aga vahest ta toob need esile, kuidas need pildid käivitavad ja vahest on need pildid üldse täiesti random pildid, nagu vahest öeldakse täiesti mingi lihtsalt nagu ilus aas, päike ja nii edasi, eks ole, et mida see tähendab. Ja see ongi see, et kuidas meil alateadus kommunikeerib, vahest see toob mingid konkreetsed mälestusi pinnale, vahest see toob mingisugused pilte selleks, et kommunikeerida läbi selle pildi, seda emotsiooni, seda tunnet, kas siis on mingi soojus ja mõnus, et kõik on hästi tegelikult ja nii edasi. Ja siis see loob nagu selle, kui toob selle emotsiooni pinnale, siis me kogeme seda selles seisundist, me ei saa kuskil ära põgeneda, eks ole, sest me oleme seal silmad kinni maas, ja me oleme sügavas protsessis, et siis me lihtsalt oleme selles kogemuses ja läbi selle me saame seda muutust luua aiu ka siis juurde. Kas on põhimõtteliselt sama, et ma olen õppinud nagu sleep coach'iks, et REM-uni on unenägude uni, et me ka nagu tulevad mingi imelikud pildid, asjad, aga need pildid teinekord ei ole seotud sinu eluga, et hingamisseansis me läheme vist nagu rohkem nagu oma mälupiltidesse vist. Ja seal puhtult oma nendest asjadest. Ja, et ma praegu lihtsalt nagu mõtlen kõvasti, et me näeme unenägusid ka, et nagu REM-uni on ka selle jaoks, et me saaksime leevendada mingeid protsesse, oma neid emotsionaalseid protsesse, muidu me nagu, kui me näiteks ei läheks magama, ei saaks REM-uni, siis me oleme kogu aeg võib-olla võimendunud, vaata REM-unega on ka seotud hästi palju aisud probleemid, et mida inimesed, kes ei saa REM-und, on ka emotsionaalselt hästi ebastabiilsed. Äkki ta siis korrastab seda? Jah, ta korrastabki, ütleme ta, niimoodi ma olen aru saanud, kuidas seda seletada, ongi, ta korrastab neid mõtteid, ta leevendab, ta töötab läbi, et kui hommikul hakkame üles, meil on nagu kergem olla. Aga see ongi täpselt, et see ei ole nii jõuline, kui nagu see sinu hingamisseanssist, et mis nagu reaalselt nagu kuidagi avab nagu neid asju, mida ei ole võimalik meie teadusega avada, Jah, et eks ta tuleb sellest, et me põhimõtteliselt sunnime oma süsteemi teatud aktivatsiooni läbi selle hingamise. Ja tegelikult mida me teeme, kui me oleme 45-50 mintsa järjest, oleme fokusseeritud hingamisele ja hoida seda hingamises mõttes 45 minutit ennast kogu aeg, nagu ma olen hetkes, et ma ei lähe kuskile ära. Nüüd, kui me läheme transiseisundisse või sinna muudetud teadusseisundisse, meil ongi lihtsam olla hetkes, siis meil hakkavad kehas toimuma asjad. Ja ta toobki nagu neid, ma ei oska seletada seda täpselt, et millisel viisil, aga ta hakkab tooma neid emotsioonilaenguid, need, mis on pooleli jäänud. Eks ole, need mingisugused error-kohad kuskil närvisüsteemist hakkab neid nagu pinnale tooma, sest see närvisüsteem tahab ise ennast ära lahendada. Tahab, et ei oleks need erroreid sees, tahaks, et oleks kõik sujuv, mõnus, eks ole. Ja mingisugusel viisil hakkab neid nagu pinnale tooma siis nagu füüsiliste tundmustena, või nad hakkavad nagu läbi vilikuma meil nagu suht kaootilisel viisil või niimoodi, et kui meil on mingi taotlus ennem seda olnud, siis hakkab nagu võib-olla otsesemalt tooma meil konkreetsemalt sinna suunast, sealt suunast välja asjuga. Aga jah, et siis ta nagu et hakkab neid asju välja tooma lihtsalt ja. Aga ütleme siis, et mida ta hakkab tooma, et palju räägitakse täpselt see lapsepõlvest tuleb mingid asjad, aga need triggerid, ütleme, mina nagu tundun, et minul nagu ei ole väga, et ma olen käinud, ma läksin ka, tavaliselt inimesed nagu kardavad, aga mina läksin lihtsalt huvi pärast, sest ma nagu tundsin, et ma olen küllaki vaba hing nii-öelda, ma tunnen, mu sees ei ole miskit, aga ütleme, et samas keskkonnas kasvavad teinekord inimesed üles, aga mõni nagu saab nagu rohkem kuidagi lapsepõlvest või mingeid asju külge. Kuidas ta siis emotsioonina ta jääb meie sisse ja see trigerdab täiesti erinevates situatsioonides. Ütleme, et näiteks, ma ei tea, sul nagu, ma ei tea, õpetaja on karm, mõnitas siin võib-olla lapses nagu, aga sama võib olla ka nagu nii-öelda väärkohtlemises nagu, et sama emotsioon võib tekkida ka inimene siis nii-öelda oleneb inimtüübist siis või inimkarakterist, kuidas ta siis salvestab seda emotsiooni? Põhimõtteliselt on niimoodi, et emotsiooni mõte on see, et me saame seda läbi kogeda, läbi tunnetada ja ehk siis, kui toimub aktivatsioon närvisüsteemis, et me tuleme sealt alati alla. Ja see alla tulemine tähendab seda, et kui me tuleme ilusti alla, siis me oleme turvaliselt alla tulnud ja kogenud, okei, see tipp, mis siin intensiivsus oli, see oli turvaline.
Ja mis nüüd juhtub, on see, et koolis õpetaja ees või kodus või suhetes, mis iganes, kui me läheme aktivatsiooni, aga me ei tule turvaliselt alla, sellele näiteks toimub karistus, saadakse oma tuppa või jäetakse meid millestki ilma või koolis, eks ole, klassivennad jätkavad lajatamist, eks ole, me ei saa nagu alla tulnud, me peame olema ikkagi valvel, siis see on see koht, kus tekib nagu süsteemi nagu see error sisse, salvestus on ju, ja nüüd ongi, et siis see jääb nagu selle laenguna meile kehasse ja miks ta nagu hakkab trigerdama meil erinevates ja vahest isegi tundub, et täiesti random hetkedel käivitama seda, on sellepärast, et süsteemi salvestub see sündmus, on ju. Ja kuna alateadus salvestab meid läbi silmade, eks ole, kuulmise, läbi nina ja läbi taju, kõik elemendid kogu sellest sündmusest. Siis mida see tähendab, on see, et nüüd on meil see mälu siin kuskil olemas sellest sündmusest ja siin on kõik need elemendid, isegi millele me teadlikult ei pööranud tähelepanu. Mida see tähendab, on see, et milline oli hääletoon, millised olid sõnade valik, milline oli kehakeel, kuidas teised reageerisid seal kõrval ja nii edasi. Ja nüüd ongi see, et kui me liigume läbi elu ja kuskil keegi järsku silmanurgas tajume, et on sarnase hääletooniga, võib-olla sarnase kehakeel kuskil käib läbi, eks ole, märkame korraks niimoodi silmi liigutades või kasutab teatud sõnade kombinatsiooni või mis iganes, eks ole, element, mis meenutab meil seda sündmust, siis ta käivitab meil automaatselt selle emotsiooni ehk selle laengu tagasi kehast, siis me tunneme, miks mul lambist kohast ma tunnen järsku ennast nii nagu närvis, kõik on ju hästi siin. Ja see ongi see, et kui meil on emotsionaalsed laengud on kehasse kinni jäänud nendest sündmustest, siis miks nad kummitavad neil hästi pikalt, et kui me ei lahenda neid ära, ongi sellepärast, et nad on seal kuskil poolikud ja ootavad et lahendust, aga tihti, kui meil tegelikult see sündmus, see käivitamine on samas ka võimalus ära lahendada seda, et kui me saame ühendus selle tundega, keegi kuskilt käivitab või miski käivitas meie sees seda tunnet, siis me saame lihtsalt istuda selle tundega ja tunda seda tunnet, tunda seda vibratsiooni, seda intensiivsust, mida me lapsepõlves ei julgenud lasta tunda endal, sest me ei osanud sellega hakkama saada. Meie närvisüsteem kõik sel ajal siis ju küll arenes ja nii edasi, me õppisime üldse inimeseks olemas. Ja nüüd, kui me oleme selles tundes siin nüüd hetkel, kus see uuesti käivitati, siis meil on võimalik see ära protsessida niimoodi, et see enam tulevikus ei hakka käivitama. Aga mida me tihti teeme, me tuleme siia kohta tagasi, kus me oleme harjunud olema ja me hakkame rääkima endale lugusid, et mis meiega tegelikult toimub või püüame leida mingit põhjust, et miks ma nüüd olen ärevus või nii edasi, selle asemel, et võiks tegelikult lihtsalt pöörata, see käivitus, vahet ei ole, kus see tuli, vahet ei ole, mis käivitus. Kui on võimalus, minus käivitus mingi asi, davai, paneme tähelepanu hingamisele, tuleme hetkesse, saame ühendust kehaga paremini, saame ära protsessida seda, lihtsalt istume korraks sellega, anname talle selle paar minutit, kui see keha saab ära protsessida. Protsessi, mis see nagu tähendab, ta lõhustab ära selle mure, et kuidas see nagu üritan aru saada, et kuidas see toimub, ma saan seda uuesti emotsiooni kätte, et kas ma ei olegi siis läbi kogenud seda emotsiooni, ma ei ole välja lasknud seda, et ongi õnnestunud. Jah, et seal on, mis ma ise olen tähele pannud, on seal, et seal on mingisugune teaduselement on juures, et teadlik olla igast nüansist ja liik, mis kehas toimub. Ma teadlikult ei oska nagu jälle seletada seda asja, aga mida ma olen ise tähele pannud ise endal, ja kui ma olen inimest kasutanud mõndasid harjutusi ja erasesside ajal, on see, et lihtsalt sel hetkel, kui sa paned tähelepanu täielikult selle peale ja märkad lihtsalt hingamist, ehk siis kui sa hoiad tähelepanu ka hingamisel, siis sa hoiad, et ta kogu aeg liiguks. Sisse välja, sisse välja, sisse välja. Sest kui me ei pööra tähelepanu hingamisele, siis tihti mingi ebameeldiv asi, me surume hinge kinni. Ja selle hinge kinni surumisega me lükkame süsteemi selle tagasi. Ehk siis me võtame selle võimaluse asjale ära siis integreerida süsteemi. Integreerib siis nagu närvisüsteem ise integreerib läbi selle, et ta jooksutab seda ja siis me nagu teadlikult märkame lihtsalt seda. Oleme teadlikud, ma tunnen, et siin on mingi tunne, ma tunnen, kuidas liigub siit kuskil mingi muuks asjaks, mingi kuumuseks. Võib-olla siit mingi surised, mingid asjad tekivad. Ja kui ma lihtsalt märkan seda, et siis sellest tundest teadlik olek kuidagi võimaldab närvisüsteemile seda ise nagu ära integreerida ehk siis ära lahustada. Ja seda vist ei olegi võimalik, ütleme, mina mäletan esimene kord käisin, siis mul ka tuli läksin ühte lapsepõlve momenti sisse
täiesti niimoodi ja siis peale seda, mis olid emotsioonid välja, mis nutsin mingi 15 minutit, aga täpselt ma ei tea, mis sellele järgne, ma ei ole nagu täheldanud, et mis asi see, kas on midagi ära lõhustunud, seda ei olegi vist võimalik nagu kuidagi seletada, vaata, et sa võib-olla protsessinud ära, et sa ei pane tähele enam seda, sinus ei ole seda, et võib-olla jah, et minul nagu ei ole nii palju, aga inimesed, kes on hästi palju, siis ta hakkab nagu rohkem võib-olla nägema, tundma, et enam ei trigerda selline olukord, varem trigerdas. Enam ei ole see olukord, et inimesed teinekord, ikkagi olen käinud seal, siis ikkagi räägivad, et hästi palju asju, et seda jama on sees, mis väga välja peaks tulema, et ma olen ka tuttavate soovitanud, siis on ka mõnel on see protsess kestud mingi kuu aega, nagu kus tuleb mingid asju välja kogu aeg. No küll korralikult alla surutud, eks ole, mingid asju. Mingi erinevad, eks igal inimesel, kes kuulabki, et on erinevad minevik, erinevad taust, et samamoodi ta on erinev karakter, et see isiksus, et kuidas, naised on ikka emotsionaalsed, naistel on rohkem asju sees kui meestel võib-olla, samas mehed suruvad rohkem alla, et ma ka, kui ma sellest hingamisprotsessis olen, ma mingid hetkel tunnen, et tuleb pane käsi peale, ma tunnen, et miski tahab välja tulla, aga minu hingamisrütm ei ole õige või miski nagu puudu veel, et siis sa tavaliselt tuled, käega toetad ja siis ma kohe tunnen, et okei, nüüd nagu tuleb, et see närvisüsteem ongi hästi tundlik, ta on põhimõtteliselt nagu selline, ma ei tea, õrn lill või ühest küljest öeldes, eks ole, et kui on nendest õrnade ja tundlike teemadega, et ta tahab nagu sellist hästi helle ja et teda nagu kuuldakse, siis ta reageerib väga kiiresti kohe ümbritsevale asjale ja ümber toimuvale, eks ole, et hästi väiksed valed liigutused võivad teda nagu valepidiselt kohe kinni tõmmata, eks ole, või avada, eks ole, et see ongi see, et selle närvisüsteemis jah, et aga siis jah, hetkel on pea tühi jälle. aga kui me mõtleme nagu, ma olen sportlane olnud, et kui me mõtleme nagu spordi peale, eriti nagu üksik sportlasena, ütleme tennisistid või kes on teevad nagu üksik ala, et praegu nagu neil inimestel on juba spordipsühholoogia hästi populaarne asi, aga ma ei ole kuulnud, vaata, et sportlased kasutaksid nagu sellist hingamispraktikat, sest nagu stress on nii suur ja see ongi see, et me tegeleme selle vaimsega, aga meil on tegelikult pinged peal hullult, et ja me ei suuda neid mõtteid nagu lahti mõtestada. Me vajame nagu sellist protsessi, mis tegeleks selle kehaga ka. Et kuidas sportlane, ütleme, kui me räägime taastumisest ja see, et temaga kasu saaks sellest? Ja põhipoint on ju sportlasel see, et on kaks asja, et üks on stress ja teine on võhm. Eks ole, üks on otseselt hingamisega seotud ja kui sa ei suuda hingata 100% oma kopsu mahust kergelt, siis see tähendab seda, et kui sa hingad 50% oma kopsu mahust ainult, ja ülejäänud peab väga tugevalt suruma, mis tähendab seda, et kui sa lähed mingisugusesse olukorda, kus sul lihtsalt kasutadki automaatselt oma võhma sellises ulatuses, nagu sa saad, siis sa oled selles 50%, mis tähendab seda, su taastumine on 50% vähem. Ma ei tea, kas see taastumine ja see sissehingamise mahtuvus on nüüd otseses korrelatsioonis, sest võib-olla ta ei ole, eks ole, võib-olla niimoodi, kui sa hingad 50% vähem, su taastumine võib-olla 3-4 korda vähem aeglasem. Ja ma ise olen kunagi CrossFitiga tegelenud ja mis ma mäletan selle sellist asja oli see, põhiline asi oli seal see, et kui kiiresti sa suudad taastuda. Et kui sul võistlustel oled, kuskil inimesed liiguvad, seal vahest napid, ja küsimus ongi sellest, et kui kiiresti sina või keegi teine taastub. Ja selleks, et kiiremini taastuda, sa pead kasutama hingamist, et see taastumine toimuks. Ja teine asi ongi see, et kui sa hingad, mida sügavamalt sa hingad, mida rahulikumalt ja sügavamalt sa suudad hingata stressirohkes kohas, seda kiiremini sa taastud. Siis tihti kui me automaatselt hingame, siis me hingame lihtsalt teatud rütmis. Aga kui sa nüüd teadlikult suudad hingata, siis sa saad niimoodi teha. Natukene rohkem tuua sisse. Ja kui sa tood rohkem, kui su keha ütleb, et see on see hulk, mis on vaja, kui sa tood rohkem, siis tegelikult läbi selle hakkab rahustama närvisüsteemis, sa saad tegelikult palju rohkem kohal olla ja jaksad rohkem. Sest su rihastel saavad rohkem hapnikku, sest nad on nad vajavadki hapnikku, eks ole, kiires intensiivses liikumises. Ja kui sa mõtled sellele, et kuidas sa hindad, kui sa paned jooksed sprinti või maratoni või lihtsalt kõnnid erinevad, eks ole, sprinti paned, sul kops läheb maksimum peale. Aga kui sul on see maht, on kahandatud, eks ole,
siis see on sinu maksimum, kuigi sul on 30% võib-olla veel ruumi tegelikult. Ja teine pool aspekt, mida sportlane võib-olla võidaks sellest, on see, et stress. Et kui sa oled stressis, sa oled pinges, kui sa oled pinges, siis sa ei saa lõdvestuda. Kui sa ei saa lõdvestuda, kui sa oled stressis, siis sa öösel ei saa korralikult magama jääda. Ja kui sa ei saa korralikult magama jääda, siis sa ei taastu hommikuks korralikult. Kui sa oled stressis ja pinges, siis su seedimine on poolenisti välja lülitatud, ehk siis su ainevahetus ei toimi, ehk siis su energiavarud ei taastu, eks ole, ehk siis see, mida stress kehale teeb, et sellega saab nagu siis manageerida või siis nagu manageerida seda stressiseisundit, stressitaset kehas, ehk siis seda alla tuua, sest mida vähem on meil stressi kehas seda, muidugi võistluse hetkel on sul võib-olla seda stressiseisundit vaja, sest sul ongi vaja olla just selles nagu seda maksimum performance'it, eks ole, ja meil lähebki see närvisüsteem läheb hästi tugevasse aktivatsiooni selleks, et seda saada, eks ole, lihased kõik valmiduses. Aga kui ma tulen nüüd just sellest võistluse hetkest maha ja see kõik muu hetk seal üleval, siis seal ma peaksin olema võimalikult lõdvestunud ja võimalikult rahuseisundis. Et ei ketra midagi või niimoodi, et ei sega kogu aeg, eks ole. Siis ongi. No jah, sest ütleme, et ma õppisin ka sleep coach'iks, seal oli eraldi ka recovery coach nii-öelda ka, et õigem, ja see hästi palju keskendus selle HRV-le, nagu, et südamelöögi sagedusele ja kui ongi täpselt, et inimesel nii-öelda peale võistlusperioodi stressihormooni kortisoli tase on kõrge, aga ta peab nii magama minema. Kuidas siis seda maandada, seda kõige kiiremini hingamine, aga kui inimene nagu sportlane ei ole teadlikult kunagi hinganud, vaata, siis ongi tema nagu taastumise moment on kohe aeglasem, sellepärast, et okei, nüüd on probleeme magama jäämisega, nüüd ongi see, et sa oled võib-olla 2-3 üleval, sa ei suudagi magama jääda, siis kortisoli tase on seal mitte midagi teinud selleks, et seda maandada. Võib-olla siis ongi see, et vaadatakse mingi filmi võib-olla, aga see ei aita reaalselt nii-öelda siis seda maha tuua, sa pead tegelema nii-öelda selle sisemusega, et siis ongi see kõik nõiaring, sa magad vähem, sa ei taastu ära, su reaktsioon on halvem, kõik nagu muutub, et see... Lähed automaatselt tsirkaadide rütmist välja, sest see kõige magusam uni on ju 10-2 öösel, tuled kell 2 magama, siis oled selle põhilise taastumise välja, ehk siis sa lööd nagu sellest see üks väike asi, eks ole, see stressi seisundus, nii palju asjad lihtsalt tasakaalust välja lükata ja me saame seda tegelikult laiendada sportlastest välja igapäevaellu inimestele. Mis mõttes ma magasin 8-9 tundi, ärkasin küll kell 12, kell 11, aga ma olen ikka jumalasta väsinud. Sellepärast, et sa jäid ilma sellest põhitaastumise ajast. See on sellepärast, et sul on mingi stress ja mingisugune asi kuskil hoiab. Või siis sul ongi see rütm on nagu nihkesse läinud niimoodi, et sa pead hakkama seda vaikselt tagasi teha. Et pluss hingamine samamoodi need mõtted nagu sportlasel ka, et tegelikult on ju jälle see, kuidas me endale teatud olukorda ütleme, et elevil ja ärevil olukord. Need on üks ja sama olukord kehas. Üks on nagu positiivne, üks on nagu negatiivne. Et sellega nagu proovibki võib-olla see spordipsühholoog võib-olla tegeleda, et umbes, et üritan mõtestada need ära, aga need üksikalad, ma mäletan kunagi, Kaia Kanep võib-olla kunagi siuke rohkem kimpus oma selle vaimsega, siis oli mingid artiklid ja tegime spordiajakirjanikud küsivad ka siis, et kuidas sa oled, kas oli ärevil tunde ka, et tegime need sisendavad nii-öelda sportlastele seda negatiivsust, et maailma tipud tegelikult ongi see, et nad usuvad endasse. Usk on nagu mingi määra hästi tähtis, et sa saaksid nagu karjääris kuhugi tõusa, kui sa ei usu, sul on nagu probleeme oma sooritusega, sa hakkad ennast kahtlema, siis see kõik mõjutab. Siis sa juba automaatselt hoiad ennast tagasi. Jah, ja see samamoodi mõjutab närvisüsteemi kohe, kõik mõtted, kõik see negatiivsed mõtted mõjustavad sinna, et ma ei ole ikkagi nii hea nagu ja ma ebaõnnestus, mida inimesed arvavad minust, et see kõik mõjutab, aga täpselt see hingamispraktika on see, kus siis sa saad selle inimese nagu raputada natuke vist, et nii-öelda alateadlikult, et lõpeta ära, et sa saaksid nagu lahti või ta saaks korraks nagu vabaks lasta vist. Nojah, ta toob lihtsalt meid hetkesse tagasi ja hetk on ju see koht, kus on rahu. Ja hetke see rahus ei ole mõtteid, rahus ei ole, sest mõtted on need, mis ajavad meid närvi nagu, see, mis segavad. Ja rahus ei ole kõike seda müra ja plära, ja kui me oleme nüüd selles rahus, kus ei ole müra ja plära, siis see on see koht, kus saab hakata tekkima ka loomingulisus, kus me saame hakata mängima mingi uute mõtetega, ideedega. Eks ole, ja tihti ka väsitab ka see, et kogu aeg ketrab mingid mõtteid, mis rahu nendest lihtsalt kordab ja kordab, fuck nagu kaua võib. Ja kui nad toob meid hästi hetkesse ja mingid asjad,
lahustab ära, ehk siis mõtted, need mõtted, mis meil ketravad, on ju tegelikult nende emotsionaalsete laengute tulemus. Et see laeng on kehas ja meel püüab leida lahendust, kuidas ära lahendada seda asja mõttetasandil, aga ta ei saa seda välja mõtelda, sest me peame kogema seda sügavamalt emotsioonitasandil, sest ta on emotsionaalne laeng. Ja emotsionaalne laeng on alati kogetav. Ja nüüd ta ketrab meile, ja siis ongi see, et see hingamine võimaldab meil tulla sellesse tasandisse limbilis, see alateadus, kus me saame selle näiteks välja laadida, eks ole, või siis ta toob meil sellesse sügavasse rahuseisundisse, sügavasse parasümpaatilisse seisundisse, kus ongi siis nagu, et ei ole seda müra, ja kui seda müra ka ei ole, siis ongi see lõdvestumine suurem, eks ole, kuna pole stressihormoone sees. Kui stressihormoonid jooksevad meil keha ringi ja igal pool tinistavad kogu aeg nagu mingi, kujutad ette, et sul mööda siin tänavaid jookseks keegi mingi pasunaga ja pasundaks, kuulge, et häire, siis me oleme kogu aeg nagu peame olema valmiduses mingisuses. Aga nüüd seda tüüpi seal ei ole, ja siis me tunneme, kõik on chill, kõik rahulik, me saame võimalik lihtsalt olla. Ja samat moodi ongi, need lihased lülitavad sellest pidevast, sellest aktivatsioonist välja, ja siis me saamegi lõdvestuda ja lihtsalt rahulikult olla. Jah, ütleme, et kõik see, miks see nagu vajalik, et mõtleme ka organism, kuidas organism vananeb. Ongi see, et stress ju lõhub seda organismi. Ja kui me olemegi rohkem ärev inimene, siis temal just eriti on vaja selliseid praktikaid võib-olla, mis aitavad teda nagu rahu tuua. Et järgmine, kui ta näebki võib-olla täpselt mingi, täiekord on inimestel mingi uudis, loevad mingi keegi sai surma, siis on ka appikene, et tekib selline emotsionaalne illusioon, et ta loob, inimene hakkab tundma seda emotsiooni, võib-olla mis inimesel kellegi teisega juhtus. Ja nüüd me siis nagu lõhume seda organismi kogu aeg selle kortisooliga, stressiga, et see on nagu tegelikult hästi tähtis, millele nagu tuleb mõelda, et ongi meie mõtted loovad selle emotsioon mõjutab meie närvisüsteemi ja nüüd siis on see reageering. Ja kui inimene rohkem ärevil, siis see ongi nõiaring jälle, et mida rohkem me peame tegelikult ja hingamine on see üks, ma näen, miks me nagu räägingi, see teadlik hingamine, see praktika, mida see teeb, see oleks see üks võimalus, kuidas sekki inimene saaks tegelikult kõvasti abi. Ta hakkab rahulikult nägema seda elu võib-olla. Aga seda ei ole võimalik võib-olla psühholoogiga teha, kes võib-olla on ka muidugi abistav, aga lihtsalt ongi, meil on vaja nagu alateadlikult mingit asju sünteesida rohkem. Psühholoogiga värk on see, et psühholoogi juures vahest me pääseme emotsiooniga ligi, aga üldiselt psühholoog aitab meil korrastada siin üleval. Aitab meil aru saada seda, et mis minuga siis toimub, miks ma tunnen ennast selliselt, kust kohast see tuleb, eks ole, kus see alguse saanud on, võib-olla leida need alguskohad. Ma küll täpselt ei tea, me ei ole ise psühholoogi juures käinud. Ma olen kõrval, seansil on kaasas, mind on kutsutud kaasa ja lihtsalt siis ongi, psühholoog küsib, ta küsib küsimusi, siis hakkad rääkima, siis tuleb ka mingid tärkamised. Aga samas, siin ongi see, et aga psühholoogi juures siis tihti nagu ei tegeleta selle läbi kogemisega. Et kui mingi asi tuleb pinnale, et kuidas seda lahendatakse, kas lubatakse olgu, et lase need paar pisarat, siis on kõik korras, et lähme edasi jutuga, või sa võtad selle 50 minutit ja lased inimesel lihtsalt ühenduses olla. Ja siin ongi see, et see rääkimine ongi siin, aga sel hetkel, kui emotsioon tuleb pinnale ja me laseme inimesel täielikult ühendust saada, tavai, fokusseerime oma keskmesse, sisse, märkame, kuidas me hingame, sest kui me ei too seda hingamist esile, siis me ei pane sellele tähelepanu ja siis me ilmselt hoiame seda kinni ja kõik läks paremaks. Aga siis ongi, et kui me et see psühholoog rohkem tegeleb siinse osaga, eks ole, mis me mina ütleme selle osaga on niisugune hea filosoofia, on stoitism, mis ka nagu keskendub, mina nimetan nagu mõtete antidepressant ehk õigemini mingi määral psühholoog teeb sama, et ta nagu aitab sinu nagu mõtteid korrastada paremaks, aga samas on täpselt see öelda ka, et see praktika peaks olema igapäevaselt, et nagu stoitismi raamatut, 2 sükest raamatut on Ryan Holiday, Ego on vaenlane ja siis on olla stoiline, kus on ka nagu sellised mõtteterad, aga need mõtteterad on nagu lapse keelde pandud ja see siis aitab sul lahti mõtestada ka, näiteks hea stoitismit tuleb ka nagu ütlus, et meil on asju, mida me kontrollime, mida meil ei ole võimalik kontrollida, ehk pole mõtet keskenduda asjadele, mida me ei saa kontrollida. Et juba selle mõtestamine aitab minul nagu stressitasand leevendada, sellepärast, et
ma saan aru, et minuga juhtus juba siuke asi, okei, ma aktsepteerin seda, nüüd ma lähen. Et see on nagu see järgmine lüli, et kui sa oled ikkagi saanud mingid asjad nagu seest välja, et siis nagu tegeleda sellega, aga esmalt peaks alateadvusega tegelema, ma praegu nagu kõvasti mõtlen ja nüüd sa lähed siis selle vaimsele poolele, et kus natuke võib-olla asju vaja lahti maisestada ja siis sa saad nagu terveneda lõpuks. Jah, et see lahti mõtestamine ei olegi otseselt vajalik selles mõttes, et see, kuna sest meie keha on ju ürgselt, kui me mõtleme nagu ürgsemasse aega või niimoodi ja kõiki loomi, eks ole, meid kõik ühendab see limbiline süsteem ja ajuloomus. Ja keel on meil suhteliselt värske leiutis ju tegelikult. Ja see on see, millega me kirjeldame lihtsalt maailma ja nii edasi. Ja kui me vaatame, et kuidas on niimoodi, et loomadel ei ole traumas, et ei ole sellist traumaatilist käitumist looduses. Et kui nad elavad inimestega koos, siis me teame, et on mingid koerad, kes on harad ja nii edasi ja hirmul ja nii edasi. Aga kui me läheme loodusesse, siis looduses ei ole nagu sellist traumaatilist käitumist ja ehk siis ei teki nagu trauma. Siis on sellepärast, et loomad, nad ei mõtle asju läbi, nad ei fantaseeri, vaid kui midagi toimub, nende kehas ja protsessivad selle kohe läbi ja siis läheb välja. Klassikaline näide on kuskilt National Geographicus või kuskil YouTube'is kasell, tiiger peab kaselli kinni, kasell mängib surnud, laseb talle maha, vaatab natukene ringi tiiger ja see annab võimaluse kasellile ära põgeneda, tõuseb järsku püsti põmaki ja lendab ära kuskil nagu nool ja siis ta läheb kuskil turvalisse kohta ja siis ta on siin ja väriseb. Laseb seda stressipinget välja kehas, sest tal muud moodi ei saanud, sest ta oli põhimõtteliselt praegu suremas. Keha läheb põhimõtteliselt on valmis surema, läheb täisaktivatsiooni igasugusesse tuimestusse ja nii edasi. Ja nüüd seda on vaja välja saada, ehk siis loomudel toimub see automaatselt. Ka meil on aastavahetus oli värskelt, ärge paugutage, koerad kardavad nii edasi. Mida teevad koerad? Nad ei saa kuskile ära põgeneda, nad otsivad mingi kõige turvalisema nurga, mis nad suudavad leida enda jaoks, nad värisevad seal, lasevad stressi pinget välja. Ehk nad ei mõtle sellest, mis nendega toimub, vaid nad lasevad lihtsalt protsessil kehast ära toimuda. Aga inimestena meil meeldib jääda sinna, hakata mõtlema ja mõtisklema ja siis me tihti just sellega viimegi ennast kinni, sellepärast, et me ei tegele sellega, mis kehast toimub, vaid me tegeleme sellega, et mingisuguse tõlgendamisega või püüdmisega lahendada läbi mõtlemise, aga mitte läbi reaalse tegevuse. Sest lahendamine on tegevus tegelikult, mitte mõtlemine. Mõtleme küll tegevus, aga mõtlemine on lihtsalt selline mõtete konstrueerimine. Aga ta loob meile, siis me teame, et selleks, et midagi elus luua, me peame mõtlema, me peame avastama, mingi fantaseerima asju, kokku panema selle idee, aga me peame reaalselt midagi tegema selleks, et seda nüüd päris ellu luua. Ja täpselt sama on ka siin, et me võime rääkida nendest traumasündmustest nii edasi, aga reaalselt selleks, et neist läbi minna, või kui me räägime traumasündmustest niimoodi, et siis me peame reaalselt tegema seda, ehk siis kehasse tulema ja nüüd hakkame kogema seda, sellest läbi minna. Et see vist muidugi on kõige raskem just, et selle hingamispraktika juures ka, kui ma soovitanud, mõni ütleb, et oi, ma ei taha teada, mis siit välja tuleb. Et inimesed, kes seda hirmu on tundnud ja pärast seda, kui nad tulevad, nad ikkagi tunnevad kogu aeg seda vabastamist. Miks nad kardavad seda, mis on nagu selle tagama, et nad ei taha seda välja lasta tulla ja nad kardavad või kuidas oled seda näinud? See hirm on, ta on kaitse tegelikult. Hirm alati kaitseb meid, sest kui me kardame midagi, siis me ei lähe sinna, sest seal võib olla midagi ohtlik. Siis ta hoiab eemale sellest, et ei juhtuks midagi seal, kui me läheme sinna. Aga mida siis on? Mul on näiteks öeldud sellist asja kunagi, rääkisime sama juttu, kus sa tegelikult vabasta hingamisega, et ma olen alati mõelnud sellest, et miks siis nagu nähtavad, ma küsin, et miks siis pole käinud või midagi sellist, et ma kardan natukene seda, mis sa kardad, mis siis, kui see toimib? Mis siis, kui mul hakkabki kergem järsku? Et mis siis, kui ma ei tunne enam raskelt ja ma ei pea kogu aeg ketrama neid negatiivseid asju või niimoodi. Minu sõnadest ümber tõlgituna, eks ole. Et see on äkki üks asi, et kui me oleme eluaeg tundnud, et me peame kogu aeg ketrama, kõik on nagu halb või niimoodi, või mitte kõik, aga ütleme, ja mul on, see ongi, et aga mis siis, kui ma järsku tunnen, et mul on mega kerge olla. Ma ei ole seda kunagi elus, ma ei mäleta, et ma oleks kunagi seda kogenud, sest oli lapsepõlve ilmselt. Mõnel pole seda isi lapsepõlves.
mul on olnud niimoodi, ma küsin, et kuidas läheb pärast ühte hingamisesse ja siis ta vastab, et väga veider on olla nagu, aga hästi kerge. Mingi veider on olla, aga hästi kerge. Ja see ongi see, et me ei ole harjunud seda tunnet, kuidas on tegelikult kerge, kuidas on tegelikult mõnus ja vaba olla, eks ole. Ja siis inimesed nagu kardavad seda, alateadlikult, mis siis, kui niimoodi on. See on nagu üks asi. Teine asi, mida võib-olla kardetakse, nagu sa mainisid ka, et see alateadus, mis sealt pinnale tuleb. Äkki ma ei ole valmis, kus ma tean, et mis tuleb, äkki tulevad mingid asjad, millega ma ei taha. Äkki on liiga palju, aga see ongi see põhimõtteliselt hirm iseendaga silmitsi olla. Olla silmitsi iseenda tõega, selle tõega, mis meie keha sees tegelikult on. Et palju lihtsam on seda kõrvalt vaadata ja lihtsalt kogu aeg mõtelda sellest. Sest kui me mõtleme sellest, siis me ei pea tegelema asjadega. Vaata kas või nagu igapäeva asjad, et ma pean midagi ära tegema. Kurat, mul on palju lihtsam mõelda sellest, et ma hakkan tegema, kui et reaalselt tegema minna. Ja mõtlemine on, asjadest mõtlemine on ka ühelt poolt nagu selline põgenemine, et ma põgenen siia, sest siin on nagu lihtsam seda teha, seda turvalisem teha, kui reaalselt minna tegema. Sest see on mingi pingutus. Ja kui ma siin teen seda, mõtlen, siis mul on ka tunne, ma juba nagu olen teinud seda. See on ka enesevõtte niimoodi. Ja siis see hirm sellega oma asjadega silmitsi seista, eks siis ta ongi nagu, et siis ta nagu hoiab meid siin peas ka kinni samal ajal ja et see on nagu lihtsam. Aga jah, et see hirm. Korra ma küsin, et ütleme, et on see, et nagu pea ütleb ühte, süda ütleb teist. See hingamispraktika, mis see siis ütleb? Kui ma teen selle läbi, kas ta nagu siis nii-öelda ütleb tõde või? Põhimõtteliselt toob pinnale tõe ja ta toob selle, mis sul reaalselt on. Kui sul tulevad pisarad kurbusest, siis sa ei saa ennast selles aktiveeritud seisundis väga raske ennast alla suruma hakata. Siis kui sa hakkad alla suruma, see toob väga tugev võitlus. Ja nüüd ongi see, et ta toob lihtsalt selle tõe pinnale, selle kurbuse, mis iganes see on. Vahest, tihti on see, ma ei tea, mingi ilge kurbus tuli peale, ma ei tea, millest see oli. Lihtsalt tuli pisaraid ja voolas, mitte mingit tähendust seal tagant oli, lihtsalt tuli. Ja teine kord on jälle see, et ma lihtsalt naersin ogaralt, lihtsalt tuli naera välja pisarateni. Ma ei tea, mis seal oli, ma ei tea, mis seal taga oli, lihtsalt tuli. Et jaa. Jah, ütleme, et jah, täpselt, kui inimesed räägivad üldse, et nagu hakkavad läbi põlema või siuke, et vajaks nagu puhkust, et inimesed lähevad puhkama, siis ongi see, et nad tegelikult ikkagi tegele endaga, nad puhkavad, aga nad ei tegele tegelikult selle endaga, et see hingamispraktika on tegelikult see reaalne kehapuhkus, et kui sa natuke siis korra tõmbad restardi välja, nii-öelda stepsi välja seinast, et ma selle jutu käigus tuli nagu, et inimesed lähevad spaast, 8 päevaks lähevad kuhugi, võtavad kallis spa, on seal, on mõnus puhkus, aga nad ei jookse ära enda probleemidest. Probleemid kogu aeg on sisemusest, aga nad ei ole teadlikud. Nojah, kui sa jätkad endiselt ärkamast kellaga, eks ole, sest tegelikult ma ise olin nüüd, eks ole, november, detsember suhteliselt kinni tõenäoliselt ennast ja tundsin, novembris hakkas keha koputama, et kuule, meil on puhkust vaja, mõtlesin, ma tean. Aga meil on detsember kõik täis puhkitud, me peame välja venitama selle 3 nädalat seal. Ja siis ongi, et eks ole, ja ongi nagu iga hommik lasen enda lihtsalt magada nagu ilma äratuskellata, välja arvatud täna siis. Ja siis magadki lihtsalt nii pikalt, kui tuleb, aga see võtab aega, et ennast niimoodi taastada, eks ole. Ja siis ongi, et selle hingamisega me saame seda taastumist palju kiiremaks, kiirendada hästi tugevalt ja et viia ennast kohe sinna lõdvestumise taastumise seisundisse, eks ole, laeme välja need pinged, stressid, asjad ja siis toob seda kohalolu ja kõik muud asja, mis sellega kaasas on. Väga vägev, jah. See, mis sa teed ja ongi, et see on, mida inimene peaks proovima korra, mitte sellepärast karta, ongi see, nagu lastega öeldakse, kuidas hirmude vastu saad, sa pead seisma neile vastu. Ma ise nagu võib-olla tooksin kohe sellise asja välja, et on selline ütlus, et võib-olla mõned on kuulnud, et see, mis sa kardad või see, mis sa tahad, on teisel pool sinu hirme. Ja mida see tähendab, on see, et kui sul on mingi asi, mida sa kardad, siis mine sinna ja tee seda teadlikult. Mida see paneb sind tegema, on see, et ma lähen sinna sisse, ma kardan, nüüd ma tunnen seda tunnet oma kehas. Ta aitab, selle asja tegemine aitab mul saada ühendust selle hirmu tundega. Sest väga tihti kardame hirmu ennast ka.
Ja nüüd ongi, et ma lähen ja tunnen seda hirmutunnet, siis ma saan teadlikult kogeda seda. Ja kui ma teadlikult olen selle hirmutundes ja teen seda asja niimoodi, märgates, mis kehas toimub, siis ma tunnen seda, et see tegelikult ei olegi nii jõudne. See on tegelikult turvaline. Ja nüüd, kui keha on selles protsessis ja ta tunneb, et tegelikult päris ohtu ei ole, sest keha ju tõlgendab seda, okei, me läheme sinna, me kardame seda, me läheme sinna, okei, seal on mingi suremise võimalus. Kui me läheme sellisesse ürgsesse seisukohast, kuidas meie närvisüsteem toimub. Aga kui me oleme seal ja keha tunneb, kuule, siin ei olegi tegelikult seda suremise võimalust, siin ei olegi seda nagu ohtu, tegelikku ohtu. Et see on lihtsalt fantaasia meie peas, välja mõeldis. Et siis ma olles seal, siis keha mõtleb, okei, kõik on tegelikult korras ja siis ta võtab selle hirmu maha ja järsku me tunneme, et me teeme seda asja ilma hirmutena, et me ei karda enam seda. Ja selle koha peal vist inimene areneb kõige rohkem, kui ma ütlen ka oma elu peale, et ja sellised situatsioonid, kus on ebamugav olnud, vaata, et kus siis elus ongi mingi, mul on mitu korda olnud sellised olukorrad, kus siis sa ei tea, mis edasi teed ja võib-olla saan mingi tagasilöögi ja nüüd ongi see, nüüd sa siis aju mõtleb sellele, et sa pead midagi tegema, õigemini tegutsema, et sa saaksid nagu areneda, kasvada, et nii-öelda ka, kui ma mõtlen nagu depressiooni peale, siis tegelikult depressioon on ka signaal sellest, et sa pead midagi muutma elus. Et sa tunned halvasti, sa pead midagi muutma ja nüüd, kui sa muudad, siis tegelikult toimubki see kasvamine, arenemine ja sa saad hiljem vaadata alles tagasi selle olukorra ja näed, et seda olukorda oli vaja, seda hirmu oli vaja. Et kui seda ületad, siis sa näed tegelikult, et see pidigi minema. Jah, et hakkab vaikselt avardama sind, avardama sind igas mõttes, eks ole, inimesena, emotsionaalselt ja nii edasi. Ja mida rohkem sa teed seda rohkem sa saad teha seda. Ehk siis mida rohkem sa teed seda, turvalisemana hakkad ennast tundma selles ja mugavamalt. Ja mida mugavamalt ja turvaliselt sa tunned sellest, seda rohkem sa hakkad seda tegema seda, sest siis mingil hetkel sul ongi niimoodi, et kui ennem sa väldid kõike, mis sa kardad, siis mingil hetkel kui sa teed seda piisavalt palju, kordi nagu algul sa pead käima lükkama ennast, siis mingil hetkel sa tunned järsku, et ma kardan seda, ma pean tegema seda, siis järsku avastad, mu elu on täiesti ümber pöördunud, sellepärast ma teen neid asju, mida ma ennem vältisin. Aga lõppude lõpuks ma vältisin, et sellepärast mul oli mingi lihtsalt mõte sellest, mitte mingit pistmist reaalsusega. Jaa. Kui aga tore, Raimond, ma arvan, et sellega ma võiks kokku tõmmata, et nüüd sa tegid oma puhkuse ära, vastasid kehad, et nüüd hakkab sulle, kuna sul hakkavad need seansid ja räägid. Mul grupid algavad 11. jaanuarist ja privasessid juba 9. Ehk siis järgmisest nädalast põhimõtteliselt hakkab pihta. Ja jah. Tallinn, Tartu, Pärnu, eks? Jaa, praegu Tallinn, Tartu, Pärnu. Et mis ma kuulin, vaatajate tahangi soovitada, täpselt see on, ma arvan, üks paremaid investeeringuid, 35 €, aga sa võid tunda midagi, sa võid vabastada ennast mingitest asjadest, et sellel on päris suur väärtus, kui me mõtleme, et igasugused sellised ongi seansid, mingi hüpnoosid, psühholoogid, siis tegelikult see hingamispraktika on minu silmis palju hoopis parem, et sealt alustada üldse. Et see on minu poolne arvamus. Et Raimondit saab jälgida siis Prana Breathwork, Instagramis on vist rohkem aktiivsem, saad kirjutada inimesed, kui on huvi. Küsimused, eks, vastad kõigile? Vastan ikka muidugi. Aitäh sulle, Raimond, ja vaatab võib-olla kunagi siis veel, et muidugi. Sain jälle targemaks, rohkem sain asju lahti mõtestada veel, et mul oli päris palju küsimusi ja tund aega läkski ära nagu niuhti, et aitäh sulle ja ilusad päevad. Tänud sulle ka ja järgmise korrani. Okei, tšau.